Ei tea, ei, ma ei ole mingi kõva vend, et selles mõttes, et jaa, võib-olla minu need kõige suuremad õppetunnid või katsumised on tulnud tegelikult nagu läbi siis füüsilise valu, et ma ei tea, kuna ma igal pool juba väiksena turnisin ja jooksin ja hüppasin, siis see kuidagi siiamaani kuidagi kannab mind ja siis on see, et tahes-tahtmata juhtub igasuguseid õnnetusi ja, Mhm. ja lihtsalt ongi mul, ma ei tea, no selles mõttes, et juba väiksena kogu aeg ma olin katki ja igast asju nagu juhtus ja aga lihtsalt on see, et kui sa saad vanemaks, vaata, siis on see, et sa enam ei parane enam nii hästi, et ja ma olen tähele pannud, et peale igat mingisugust õnnetust see, et nagu kui mul on midagi juhtunud, siis on toimunud nagu muutus minu elus. Mm. Et võib-olla viimane tõsine õnnetus, nagu päris nagu tõsine õnnetus oli 2022, et kui ma kukkusin mõlemad oma kannaluud täiesti kildudeks. Et lihtsalt ongi see, et eelmine päev lihtsalt oled suusarajal ja tunned ennast nagu ülihästi, et nagu noh, selline tunne, et noh, et siit nagu paremaks minna ei saa ja siis järgmine päev lihtsalt oled haiglavoodis ja siis kirurg ütleb sulle, et kuule, et ma ei tea, mees, et ma ei tea, kuidas ma sind nagu kokku lapin, Mm. et kas sa üldse nagu käima hakkad ja siis ongi see, et okei, lapiti kokku mind ja siis oled kodus, sa oled ratastoolis, selles mõttes, lihtsalt oled ratastoolis. Ja siis noh, lihtsalt ongi see maailm, noh, see varises nagu kokku. Mhm. Lisaks sellele tööalaselt ka, jah, juhtus põhimõtteliselt selline asi, et ma tegelikult nagu kaotasin nagu päris nagu kõik, onju. No ei saa ju teha, vaata, kui see on seotud ja, sinu füüsilise kohas olemisega. ja noh, see sinna juurde veel, et siis vot siis oli küll niimoodi, et siis mõtled nagu okei, et nagu kuidas ma nagu siit nüüd nagu välja tulen. Elukaaslane veel ootas last, onju, Mhm. 2-3 kuud oli jäänud veel ja siis oligi see, et mul ei ole tööd, mul ei ole midagi. Täis laks nii-öelda. Ja siis selles mõttes, et ratastoolis ka veel onju, siis noh, see oli nagu päris nagu karm. Aga Aga noh, kuidas sa puruks kukkusid üldse või mismoodi see nagu juhtus? noh, kukkusin selles mõttes, kukkusin katuselt, kukkusin alla Okei. ja nii nagu nii õnnetult, et noh, elus juhtub igasuguseid Mhm. asju, et ega ennegi on minuga juhtunud, aga lihtsalt võib-olla see on selles mõttes nagu selline tõsisem. Et noh, täna noh, muidugi ma sain käima, kõik oli nagu väga hästi, et selles mõttes ma mentaalselt ja vaimselt ka ilusti nagu paranesin, Mhm. mitte küll kohe, selles mõttes, et noh, see on olnud ikkagi nagu väga pikk protsess on ju, ja noh, lisaks sellele noh, kuigi ma käin ja kõike surfan ja kõike teen, siis tegelikult ma teen seda täna nagu läbi päris suure valu. Mhm. Et lihtsalt noh, lihtsalt see õnnetus oli nagu nii tõsine, et lihtsalt ma ei ole paranenud sellest, et ma tegelikult käisin 3 kuud tagasi, käisin nüüd järeloperatsioonil, et Mm. mul parem jalg opereeriti uuesti, et ma nüüd tegelikult taastun sellest, et loodetavasti kõik läheb hästi, et saan selle parema jala kõigepealt korda ja kui see operatsioon nüüd toimis, siis tuleb mul veel üks katsumus, siis tuleb vasak jalg samamoodi teha, et ühesõnaga see on jällegi see protsess või teekond on ju, mida noh, see on nagu paratamatus, aga noh, et tagasi vaadates tegelikult on see, et nagu vahet ei ole, vaata, mis meiega nagu juhtub elus, et jällegi, et tuleb edasi elada, tuleb kohaneda sellega Mhm. ja saad oma õppetunnid kätte ja õpid ja liigud edasi. Et tagantjärgi mõeldes ütleme nii, et kui seda õnnetust poleks juhtunud, siis oleks elu hoopis teistmoodi olnud. Mm. Et ma arvan, et selles mõttes, et noh, võib-olla nagu on selline kohatu öelda, et väga hea, et nii läks. Mhm. Et kui poleks nii läinud, siis tõenäoliselt ma ei oleks nagu täna selles kohas, kus ma praegust olen.
et mida iganes, mis õppetunnid meil on need füüsilised, on need vaimsed või aga meil on neid vaja, kindlasti neid on vaja, selles mõttes, sest et vastasel juhul me ei õpi. Et ikkagi see, et kui sa oled selles mugavustsoonis, komfortzoonis, noh, siis on see, et noh, mõnus ju, chill ju. Et tegelikult on see, et õpid ikkagi siis, kui on ebamugav, kui on valus. Sealt õpid kõige rohkem. Ja mul tuleb endal lihtsalt see ütles hästi huvitav, et kui et siuksed sündmused või füüsilised, sinu puhul siis need vigastused on toonud nagu suuri elumuutuseid, siis ma mõtlen enda peale, mul on olnud ka mingid üksikud sellised kogemused, üks neist oli sihuke vaimse nagu poole pealt, ütleme, läbimurre, nii et kui esimene tõsine selline nooruslik suhe purunes, siis südamevalust kirjutasin raamatu ja see kirjanik, et poleks seda juhtunud, ma ilmselt ei olekski raamatut üldse kirjutanud, täna on 3 ja 4 on võib-olla siin mõne aasta jooksul tulemas. No vot siis. Et igal asjal on nagu see oma poole, et igas heas on midagi halba, igas halvas on midagi head, kui me oskame nagu seda silda nagu vaadata. Ja mul endal Austraalias kujutad ette, et sa lähed nagu noore inimese 21-aastasena, 22-aastasena Austraaliasse naisega võõrasse riiki ja sul mõlemal aastal, ehk siis nii-öelda mõlemal sellel Austraalia 5 aastal juhtub üks õnnetus, mis lõpeb operatsiooniga. Ja siis sa mõtledki, et nagu mida kurat, et mida see elu nagu tahab öelda, mul alguses oli songa operatsioon. Ja siis teine opp oli mul selline, et ma kukkusin batuudikeskuses endal vasaku käe kämblaluu ehk siis need 3 risti põikise peopese pealt jooksvad luud kukkusin pooleks. Need kukkusid näpud nagu peopessa lühemaks batuudil. Noh, inertsiga läks vastu, lõi tükkideks. Ja siis olin kipsis ja siis öeldi mulle, et inimene on opp teha. Ja mul ei olnud kindlustust tol hetkel enam. Ja siis raha ei tahtnud see alla panna 10 tonni. Säästad ära pannud, siis öeldi, et me aretame sulle välja kipsi ja loodame, et sa siis nagu suudad neid kinni hoida näppe. Ja siis mina ühe hetkel öösel tegin läbi une kipsiga mingisuguse sükse liigutuse ja läks paigast ära ja täna on deformatsioon käele, need üks nukk on vaata seespool on ja allpool. Aga mis ma tahan öelda sellega on see, et tänu sellele käele, et ma ei saanud peaaegu 4 kuud vist, või ütleme peaaegu 3 kuud vist teha oli niimoodi, ma ei saanud farmi tööd teha, näidagi üksi tööd seal. Ma kirjutasin oma teise raamatu Austraalias, sest mul ei olnud muud valikut, mul ei midagi teha. Et see on nii huvitav, kuidas teinekord asjad, mis juhtuvad alati millegi hüvanguks, aga mul on tunne ka see, et sa pead ise oskama nagu mitte ainult näha, vaid ka seda, võib-olla ongi seda võimalust nagu märgata, et aga äkki see aeg on praegu selleks, et teha nüüd või tegeleda sellega. Et muidu ma lihtsalt kukun võib-olla depressiooni, sinna masendusse on ja ärevusse, siis ma lihtsalt logelen ja olen kuskil diivani mingisugune see, mis kuradi on, need lamatised tekivad, tal on diivan lamatis nii-öelda. Et kui sa päriselt suudad nagu perspektiivikad vaadata, et okei, mis saa praegu teha tööd, aga kurat, mul on see projekt olnud pooleli ja ma tegelikult ühe käega saan seda teha või ma saan midagi muud teha. Davai, teeme ära selle. Ei, ma olen nõus, selles mõttes, et noh, mõtlengi, et see sportlasena on see, et kõik need vigastused, mis on, et ma ütlen, täna on selline füsioteraapia on, ma arvan, minu teine nagu kirjutis, lihtsalt, kui sa oled nii palju nagu puruks kukkud igatepidi, siis noh, tahes-tahtmata sa pead kogu aeg, noh, et vigastused paraneda, sa pead füsioteraapiaga tegelema, nii. Et siis selles mõttes, et jaa, iga kord, kui mingi õnnetus on, siis ma juba tean, vaata, et see on see, et ma ei jää kuskile diivanile pikutama, vaid ma teen trenni, et noh, mul ongi, täna on see, et hommikul tõusen üles, on kõhu täis, kohe lähen õue, hakkan oma harjutusi tegema, teen oma jalgadele harjutusi, on ju. Õhtul samamoodi, enne kui magama lähen, jälle teen harjutusi, selles mõttes, et kogu aeg teen harjutusi, selles mõttes, et ja siis, kui ma ratast olin, see on samamoodi, selles mõttes, et ma olen nüüd püüdnud selliseid kõiki neid tegevusi nagu mõtestada enda jaoks, et jah, ma ei saa jooksma minna, ma ei saa veel mingeid asju teha, aga vahet ei ole, ma saan midagi muud teha, selles mõttes, et ma saan rattaga sõita, ma saan, ma ei tea, ujuda, ma saan survata, et selles mõttes, et ma saan kõike teha. Et lihtsalt ongi see, et sa pead kohanema, et see, et mitte see, et nagu ei saa, vaid tegelikult on see, et saab küll. Et lihtsalt on küsimus, kuidas. Et ja võib-olla jah, nagu
tragikomöödiliselt öelda, siis kui ma mõtlen, et nüüd, kui ma ei tea, kui jälle mingisugune õnnetus peaks nagu juhtuma, et siis on see, et nagu ma tean jälle, et nagu see on jälle võimalus, vaata. Mul on võimalus midagi õppida, ma ei tea, lugeda hästi palju, arendada ennast, et jah, et muidugi ma ei tõmba neid õnnetusi endaga kaasa, aga lihtsalt on see, et täna ma olen nagu väga teadlik, et kui midagi juhtub, et noh, kui oligi see, et ma läksin selle plaanilisele operatsioonile, siis tegelikult nii kui ma seal ärkamistoas ärkasin, alakeha veel ei tundnud, siis tegelikult oli mul juba raamat käes, on ju, ma juba lugesin raamatut, sest et see oli kõik teadlik valik, et selles mõttes ma teadsin, et ma kasutan nüüd seda aega, kus ma nagu reaalselt ei saa õues olla, sporti teha, mida iganes, et ma kasutan seda õppimiseks, arendamiseks. Et jah, nii ongi, et tegelikult noh, kõik ongi meie endas endis kinni, vaata, et nagu kuidas me, kuidas me, kuidas me mõtleme või mida me üldse nagu, mida me teeme. Ma poole jällegi tahtsingi tegelikult sinna jõuda ka see nagu tragikomöödia jutt, et mõne inimesed kipuvad olema mustrid sellised, et siis võib-olla peaks hakkama vaatama, et kui tahad elu muutus, siis peaks midagi ära lõhkuma endale, et siis saaks selle uue fookuse ja uue perspektiivi, et muidu ei näe seda. Põhimõtteliselt küll, jah. Või siis on see, et elu tahab öelda sulle, et kuule Risto, et on aeg hakata füsioterapeudiks, et see on uus valdkond, millega tegeleda. Jah, et kui midagi juhtub, siis hüppa katuselt alla. Murra ära midagi, siis saad ka tegeleda endaga. No jah, selles mõttes, et ei tea, selles mõttes. Ei no ei teagi just, aga see paneb nagu mõtte, mul endale samamoodi mingite asjadega, et on teatud tsüklid, mis juhtuvad 3-4 aastaga kogu aeg, siis ma juba tean eos ette, et okei, täna 4 aasta tiksub täis, siit on tõenäoliselt on siin midagi tulemas, sest viimase 10 aastat on olnud tsüklite kaupa. Vaat siis on juba see, et sa tõmbad juba seda, et pigem muuda seda mõttemustrit, vaata, et selles mõttes, et muidu, ei, ma pigem ei, et ma kogu aeg mõtlen ikkagi see, et täna ongi see, et ma üritan seda keha hoida korras, et selles mõttes, et kui mul keha toimib, selles mõttes, et siis, et noh, terves kehas terve vaim on, et kui keha töötab ilusti, siis on see, et siis tegelikult vaim ka töötab, on. Et täna ma näen pigem nagu vaeva nagu kehaga, et selles mõttes, et ongi see, et lihtsalt ma ei tea, noh, tõenäoliselt ma olen kulutanud ennast nagu nii palju, et noh, tippsportlasena, et lihtsalt on see, et hakkad vaikselt nagu noh, need jupid hakkavad ära kuluma. Aga ei, selles mõttes, et jällegi tuleb kohandada neid tegevusi, mida iganes on ju, noh, surfis samamoodi, et noh, ma ei saa päris nagu hullu panna. Rahulikult vaata, et selles mõttes, et ei pea nagu tegema kõike nagu kaaspõhjas, et sa lihtsalt tead, et noh, kui jällegi eksid midagi, siis tõenäoliselt jälle oled haiglavoodis. Et nii on jah.